keegi meist pole täiuslik, kuid kui sa sõidad ikkagi uue Mercedes-Benz C-klassiga, oled sa täiuslikkusele üsnagi lähedal. Tere tulemast taas kord kaaselama Nice Luxury proovisõidule. Uus C-klass võib küll välja näha kui väike versioon S-klassis, kuid tegelikult on ta täiesti eraldiseisev isiksus. Tal on 17-19 tulised valuväljad, AMG versioonis näeb ta eriti äge välja ja tal on olemas siis lisavarustuses siis reliit, reaalsus siis kaamera, mis jälgib sõiduki ees toimuvat ja kuvab siis LCD ekraanile, mis on juhi ees siis objektidest pilte, mis on ja ka samuti ka liiklusmärkidest ja suunaviitadest ja kõikidest muudest asjadest. Eesisillas kasutatakse 4 hoopvedrustust ja tagasillas siis mitmik hoopvedrustust ja valikus on tal ka siis kas siis adaptiivvedrustus või siis sportvedrustus ja 4 roolimine on tal ka olemas, mis tähendab, et tagarattad keeravad ka siis ennast, mis muudab ta pöörderaadiuse veel väiksemaks siis ja siis mis tal on olemas veel siis sees on olemas ta väga siis uhke siis 10,25 toline või siis peaaegu 13 toline siis multimeediasüsteem, kus on olemas kõik vajalik ja mida on ka üsnagi lihtne siis kasutada ja seal on siis ja see näeb väga hea välja ja ümarad need õhuvõtuavad näevad palju panemad välja kui S-klassi need kandilised ja häältuvastus on olemas seal Hey Mercedes, mis siis suudab sulle seletada auto siis igasugustest funktsioonidest kõike ja kuid paraku häältuvastus nõuab vägagi head ja sellist ilusat selget inglise keelt unise peaga sealt midagi auto käest nõuda ei pruugi olla tulemusrikas, kuid tal on olemas ka voogedastusplatvormid ja sees on kõik materjalid vägagi kvaliteetsed ja plastmassi on vägagi raske sealt leida. Tagaistmetel on ruumi 2 reisele väga ja seal on olemas ka eraldi kliimapaneel, kuid keskmisel reisel võib seal eriti kitsaks minna, kuna seal on kardaanitunnel üsnagi kõrge. Ja pagasiruumi mahuks on tal siis 455 liitrit sedaanil, mis jääb küll 20 liitri jagu alla siis 3. seeria BEM-ile, kuid universaali pagasiruum on suurenenud siis lausa siis 30 liitri jagu, olles siis nüüd 490 liitrit suur. Ja mis siis veel, tal on olemas siis adaptiivne siis kiirushoidik, mis suudab siis sõita igasugusel teel, jälgida siis distantsi, aktiivroolimine sõidab ja oskab pidurdada ja oskab ise keerata natukene ja 360 kraadine kaamera on tal olemas siis täiesti. Ja siis mootorivalik on tal lai, kuid igale mootorile on külge ühendatud siis 48 voldine siis hübriidajam, elektriline pistikhübriid tuleb valikusse hiljem ja kõik tema mootorid on 4-silindrilised siis rida 4 mootorid, ei ole siin enam mingit suuri V6 ega V8-id. Tal on mootorivalikus siis bensiinimootorite 170 hobujõuline siis ja 258 hobujõuline siis tippversioon C300 või siis keskmine versioon 240 hobujõuline versioon ja diislitest on tal olemas siis 164 hobujõuline, 200 hobujõuline ja 265 hobujõuline C300 siis tippversioon ja diisel on ka siis vägagi minev kaup siis uue siis C-klassi seas kindlasti. Ja muidugi on temaga sõita väga hea, muidugi ei ole tema sõitmine nii mugav ja nii sportlik kui 3. seeria BEM-iga, kuid midagi seal ette heita muidugi ei saa ja tema hind on ka veidi kallim, nüüd on see 46 000 eurot, alghind, mis teeb ta 10 000 eurot kallimaks, kui seda on 3. seeria BMW, kuid samuti on ta ikkagi üsnagi ihaldusväärne ja muidugi ja lisavarustuses pakutakse talle ka veel kihvti S-klassi siis esitulesid. Nii et mida veel kõike tahta, uus C-klass, mis on ju palju, pakub seda samat luksust, mis S-klass, mis on niigi nii tobedalt suur ja seda samat luksust ikkagi palju väiksema raha eest, nii et ma on siin ikkagi midagi plaanida ja mõelda küll, kohtume juba nädala pärast.